Tere, mina olen Mikk Hingo Speitsist. Minu selja taga siin on Land Rover Defender. Ma just äsja ostsin ta ja sain Eestis arvele. Ja ütleme, umbes 10 sammu pealt näeb ta välja nagu iga 20-aastane auto. Aga muidugi, kui me lähemalt vaatame, siis pilt muutub. Tema tagumine uks on totaalselt roostes. Ma arvan, et ei ole ühtegi keredetaili, mis oleks sirge. Mootor vajab tõsist hoolt ja sisu on kohutavalt räbal. Miks ma sulle seda autolooksu praegu näitan? On sellepärast, et ma arvan, et me saame meestena tuua väga hea paralleeli just nimelt selle Land Rover Defenderi ja meie meheliku DNA vahel. Ma arvan seda, et nii see auto, kui meie oleme sündinud nii-öelda samast algest ja see alge tähendab seda, et me oleme loodud minema sinna, kus keegi varem ei ole käinud, avastama, tegema rasket tööd. Me oleme mõlemad tööriistad, meie keha meestena on tööriist ja tööriist on samamoodi ka see auto. Ja mis juhtub siis, kui me teeme rasket tööd ja kasutame oma keha või siis kasutame tehnikat sihipäraselt, juhtub see, et paratamatult asjad hakkavad logisema, lähevad rooste, meil on vaja õli vahetada, tekivad sisse mõlgid, armid, nii edasi. Ja mida rohkem me enda keha kasutame, mida rohkem me autot kasutame, seda rohkem mõlki tekib ja seda rohkem me peame kulutama aega, energiat, raha iseenda hooldamiseks või enda tehnika hooldamiseks. Ma räägin seda juttu sellepärast, et suure tõenäosusega ei ole sinul, kes sa seda videot vaatad, kindlasti nii halvas seisukorras auto. Sa hoolitsed selle auto eest, kui kuuled mingisugune kolin kuskilt hakkab, viid selle spetsialistide juurde ja lased kiiresti korda teha. Aga suure tõenäosusega, kui sa paned endale käe südamele, siis sa võid tunnistada, et kui sa tunned, et sul endal on midagi halvasti, kuskilt midagi valutab, miskit nagu ei ole õige, siis sa ei pööra sellele väga tähelepanu ja tihtipeale ongi see hetk, kus me paneme silmad kinni ja loodame, et see asi niisama ära kaob. Aga ta ei kao ära. Nii et juhul, kui sa oled üle 30 eluaasta, siis suure tõenäosusega sa kas juba oled see Defender 10 sammu pealt, super hea näed välja, väga nii-öelda eesmärgipärane. Aga samas, kui lähemalt hakkad vaatama, on need mõlgid, armid, rooste väga selgelt näha. Kui sa oled alla 30, siis suure tõenäosusega see võib olla sinu tulevikus, ei pööra tähelepanu sellele, et sa enda eest hoolitseksid. Mis ma nüüd selle autoga edasi teen? Sellises korras ma temaga sõita ei saa. Nii et ma viin ta meistrimehe kätte, sellepärast et mul endal autoremondi luksepa või elektrikuoskused puuduvad. Aga kogu see auto uuendamine, tema uueks loomine peab algama tehnikast ja nii-öelda vitaalsetest sõlmedest. Ja täpselt samamoodi on meil meie enda kehaga. Me peame kõigepealt vaatama, et meie keha funktsioneeriks nii, nagu loodus on ta loonud funktsioneerima. Ja alles siis tulevad mängu ilusad riided, kenad kingad, kallid kellad, nii edasi. Kusjuures ma tunnistan ausalt, et väga lihtne on libastuda ja hakata nii-öelda välisele kosmeetikale alguses rõhku pöörama. Mina tegin selle sama autoga täpselt samamoodi. Kohe, kui see romu minu kätte jõudis, see esimene investeering, mis ma tegin, olid uued väljad, mis seal taga kongist praegu on. Ma ostsin need uued väljad, kuigi miks? Ma ei saa neid kasutada, sellepärast ma ei saa selle autoga sõita. See on mõttetu. Seda raha oleks võinud tegelikult hoopis kasutada selleks, et hakata nii-öelda seda autot uueks looma, tehnikat parandama, rihmad, õlid, mootor, kõik nii edasi. Asi, mida ma tahan, et sa sellest lühikesest videost kaasa võtaksid, on see, et jäta meelde see analoogia auto ja meie keha vahel. Me oleme mõlemad tööriistad, me oleme eesmärgipäraselt konstrueeritud ja kui sa jäta oma autot hooletusse, ära jäta iseennast hooletusse. Ma loodan, et ma saan ise anda väikese panuse, andes iganädalaselt välja selliseid videosid, kus ma räägin nii meie psüühilisest tervisest, räägin meie füüsilisest tervisest, kuidas oma suutlikkust parandada ja nii edasi. Ma loodan, et see analoogia tuleb sulle meelde, kui sa ei raatsi enda peale aega leida või raha leida ja et sa läbi selle analoogia ikkagi teeksid iseendasse selle investeeringu. See on ülioluline autole, me saame poest juppe osta, meie ise endale poest juppe raha eest osta ei saa, nii et mida rohkem ennast käest ära laseme, seda raskem on meil ennast nii-öelda uueks luua või tagasi heasse, sportlikusse, kergesse vormi tuua. Kohtume järgmisel korral.